mis siis, because I can. Ja, because I fucking can. Pletiga on nagu nii fucking next level mu. Whole ass was out. Mõtle, mul on mingi 20 võõrast inimest mu ümber. Kontrolli kõik oma pilet üle, nagu meil on vaja seda. Miku sai peksa ja... Neid Sagne vahel läheb koju, pääseb kööki selle bluusiga, eks? Teie on Messi Express. Tere! 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 Kirli on näha, et me ei ole podcastiga ammu tegelenud. Mina, esiteks, te teaksite, mina tahtsin alustada niimoodi, et me hakkaksime kõik laulma ühte jõululaulu, on ja? Ja mina tahtsin, et... Ja neile tahtsime, et jääks vaid. Ja mina tahtsin, et Peppi on back-up üks aasta, aga võt. Jaa, aga siis ütlesin mulle, et ei tohi olla. Me kõik tahame paljusid asju ühesõnaga. Täna on selline lugu igatahes, et me oleme imelises River stuudios ja teeme teile ühe jõuluspeciali, sest et te olete väga ägedad olnud ja toetanud meid selle aasta vältel täiega, nii et ekstra episood, here it comes. Jaa, jõulueri, pühaderi, mis iganes eri te soovite. Whatever you wanna call it. Aastalõpu eri. Täpselt nii. Me olemegi see aastavahetuse saade, vaata, mis nad lasevad. Ja mis tuleb 31. Jaa, aga meie anname teile episoodi natuke varem kui 31. 31 ikkagi joome täis ja... Ühesõnaga, meie anname siia pühade möllu keskele, kui te istute kodus ja chillate niisama ühe toreda episoodi ja ma loodan, et naudite ja nii lihtne asi ongi. Ühesõnaga, tänastest teemadest meil ei ole nagu mingisugust mingit boom, et täna on see teema, me lihtsalt tahame teile rääkida ägedest asjad, mis juhtunud on. Me tahame teile rääkida sellest, et jõuluna ei ole ole. Sorry, kui mingi 6 aastane Väga mitte ka mitte, neid palgatakse ise Lapimaale. Oh my god, ja kes rääkis, et tahab tööd on ja võib-olla mina. Sina ja siis, ma ei tea, kas kõik teavad või mitte, aga põhimõtteliselt Soomes on ja Lapimaal seal, kus jõuluvana elab, siis saab iga hooaeg, nad otsivad back-up'ikke endale. Ja siis sa saad minna sinna mingiks perioodiks, nagu saad ise valida. Ja sa saad olla jõuluvana abiline. Jumala fun tundub, can't lie nagu, täheg läheks. Jaa, aga seal on nii külm. Ma ei kujuta ette, kui külm seal on nagu Lapimaal. Et külm võib-olla ei ole hullu, on ju, aga see on nii pime. On või? Kogu aeg on pime. Aga sul on virma lihtsalt kogu aeg. Ma ei ole kunagi näinud. Ma käisin Lapimaal suht ammu, aga mulle ka väga meeldis. Väga ilus on selle eest, see on nagu ikka proper Christmas land. Aga jah. Millal sa Lapimaal käisid? Kui ma olin mingi tatt ikka. Vaata või? Okay, cute. Okay, cute, jah. Vot nii, aga rääkides teistest kohtadest asjadest, mis teha, siis me mõtlesime, et mis meil juhtumisi vahepeal panevat on. Ja me käisime siin hiljaaegu Peppiga ühel galal ja seal oli niisugused huvitavaid footopilte ja me ikkagi peame need asju, ma arvan, siin maailmaga jagama. Sest sellel konkreetsel sündmusel olid siis ikkagi nagu kõik superstaarid kohal, eks ju, ja ühel uhkem dress kui teisel ja ütleme nii, et nalja sai ja kas oli kohe see esimene kleit või? See neiuga uksest sisse astus selle, kuidas ma nüüd viisakalt serveerin seda, et ühesõnaga me seisime Peppiga nagu gala uksel. Asi on selles, et vaata, alustame nagu põhipointis. Ma ütlen viisakas olla, vaata. Vaata, kui sa lähed sinna galale, on ju, me hullud preppisime nagu mingid, mis kleit, vaata, seal on teatud etikett, on ju, mille järgi ilmselgelt. Sa pead panema riidesse, kuidas sa pead välja nägema, on ju, obviously. Ja nagu I'm all for it, nagu, et naised peavadki näema ülihäd välja, see on võimalus, ma ei tea, tõmmata kõige parem kleit endale selga. Aga aga nagu sa pead selles osas nagu jää nagu klassiks, sest et see rahvas, kes seal käib, ei ole klubirahvas. See ei ole nagu mingi klubirahvas või nagu see ei ole koht, kus sa lähed mingit kedagi impressima või meest võluma, nagu see välimus seal ei loe. Ja siis lendab üks tüdruk laivi, no naisterahvas tähendab siis, lendab laivi sellise... Ta ei ole nüüd, sa räägid nagu ta oleks mingisugune lihtsalt tüdruk, see ei olnud tüdruk, ta oli ikka avalik olla tegelane, eks ole. Influencer või? No, ma ei tea isegi, miks ta kuulus on. Ma isegi ei tea, miks ta kuulus on. Ta on eks naine. Ühesõnaga... Sa olid ikka koos või? Apparently olid. Ja tegelikult see naine tuli sinna, tal oli ees tegelikult ilus kleit. Ja, eest oli väga ilus kleit. Tead, see on siuke, kui sa kirjeldaksid nagu mingid halja kleiti. Selline heleroosa, siuke hästi kerge. Ja väikest lendleb jah, ja siuke väikest detailidega. Aga see üks väike detail nagu jäi vist see üks väike detail, see oli minu päris suur detail nagu mingi detail jäi seal puudu vist sellepärast, et nagu eest oli väga ilus on ja, aga tagant
nagu see on lihtsalt no ütle the nii. whole Pepu ass on was out. väljas. Nagu niimoodi, et algul, kui ta esimest korda läks mööda, siis ma mõtlesin, et nagu me mõlemad olime, kas me lähme ütleme, et äkki tal nagu jäi kuskile kinni või midagi, vaata nagu salumine ja osa. äkki sa istud, vaata, siis kuidagi, ma ei tea, vaata, kleidid on mingi kihid, sul on mingi Muidugi, alus, jah. kleid, seelik, whatever, et see võib jääda kinni kuskile, on ja on juhtunud, ma arvan, väga paljudel tegelikult. Jaa, muidugi. ja nagu ma ei tea, ma olin lihtsalt nii šokeeritud, kui ma nägin seda, siis ma olin kohe mingi, Ei, no see oli kuulge, ikka et nagu- nagu mul on vaja teiste inimeste arvamust, onju. Kutsusin Ketriini, kutsusin Jaakobi sinna, nagu, et please, nagu vaadake ka. No see oli This can't be right. ja see on isegi kõige imelikum, oli see, et see ei olnud nagu ühe valgusnurga all, see oli nagu kõikide nurkade all. Ja siis ma mõtlesingi, et oh my god, et kujuta, et ta läks, vaatas poest selle kleidi välja, oli nagu mingi jah, see ette, eks ja ta ei tea, ma arvan, et ta ei teadnudki, ma täiesti veendunud, et see naine ei teadnud. no siis vaat. või siis teadis. Või siis Ka variant. nagu üks variant, et teadis ja ei no, ta Paint Kain oli tegi seda. nagu ja no selles suhtes, eks Või ju, teine, aga et sa ei lihtsalt teadnud. see oli nagu kohatu, nagu täiega kohatu. Sorry, aga ma ei lähe elu siis ütlema sinna nagu mingi kuule. sul on perse Sul on väljas. perse väljas nagu what is up. Ja nagu mingi, jep. tegi sellega veel see, et vaata see üks vend, kes seal kaalal ennast nagu täiesti maa alla ja siis oli üks mingi, ma pakun mingi 30 pluss meesterahvas, eks ju. Ja siis nende laua läks ikka nagu konkreetselt nagu täiesti nagu lappa ära seal ja siis mingil hetkel seal loositi välja, mina ei tea, mingi sportlase T-särk, eks ju. Meie üks Peppi, kes ütleb mitte midagi, nagu me olime niisugused, et me vaatame sporti mõlemad, aga nagu no me ei tea konkreetselt, ma Ei, jalgpalli ma ei vaata. no ma räägin, et ma ei tea nagu väga, see vist oli jalgpalli, ma ei tea. Ühesõnaga, mis seal oli ja siis mees läks jumala äks täis, ta oli mingi, et et vaata, see särk on siin laval, mingi pum-pum-pum, no teate küll, nagu Eesti mehed arvavad ilmselgelt, et jalgpall on parem kui seks, eks ju, see oli hasartis. See kogus kõik oma piletid laua pealt kokku, see oli mingi, et I'm getting this fucking blouse, eks. Kontrolli kõik oma piletid üle, nagu meil on vaja seda, meil on vaja seda. See oli ikka närvar, eks ju. Ja siis see võitja, see tegelikult naljakas, ma arvan, et ma võin selle nime välja öelda. Võitjaks oli siis Agne Vaher, kes selle T-särgi sai, eks ju. Ja siis ta läks sinna lavale, väga ilus kleit oli, väga ilus nägi välja, läks selle auhindele järgi siis, eks ju. Siis mees oli seal mingi, sossa vaata, et nagu, et selline bluus, see mingi väärt miljoneid, siis Agne Vaher läheb koju, pääseb kööki selle bluusiga, eks ju. no see on, eks ole, nagu. Ma olin nagu mingi, kus see Pesebki, ja mis siis on? ma olin Ja nagu, mis siis, because I can. ja Nagu because I reaalselt, see fucking on can, minu täpselt. Aga see oli, ma olin ka mingi, kus see mats välja kargas, me olime seal, ma olin mingi, Me olime täpselt Jesus. kõrval. No mitte, et ta väga vaikselt oleks rääkinud, ei aga ta, nagu, me juhuslikult sattusime sinna kõrvale lihtsalt. seal oli ikka no shame. no need on need mingid jõulupeod ja kõik asjad, ma kujutan ette nagu, Jaa. kõik ongi siuksed, et kõik on lädramälus, ütled natuke liiga palju, ma ei tea, ma arvan, et enamuspeod on siuksed nagu jõuludel minu eriti. arust eestlaste puhul kindlalt, ma ei tea, eestlased on paratamatult minu arust selline, sorry, aga joogirahvas, noh. Me suudame igasugusest jaburast mingis, ma ei tea, sündmusest leida põhjuse joomiseks, noh. Sama hea näide jaanipäev, no halloo, no tegelikult see on ju ilus rahvuspüha, see võiks nagu olla mingi korralik asi, ei, iga eestlane tahab kuskile jooma minna. Jõuludel täpselt sama. aga et sa ei taha või? ma olen ka eestlasega, ma võin öelda seda, võin shame ida meid, eks ju. Samamoodi jõuludel nagu, kui te satute nagu jõuluaegselt mingi a la 23. 24. hommikul poodi, mis iganes, eks ju. Sorry, aga siis need alkoholiosakonnad on nagu jumala tühjad. ja või Nagu- siis inimesed on mingi last minute shopping seal, kõik Jaa. karjakesi nagu. Lauaviin on läinud, nullis, kõik. Nullis, jah. Pepi, sa nagu ei oleks kunagi jõulu pidanud. Miks siuke Vaata, nagu? ma ei ole jõule pidanud nagu Eestis. Nii et Kas seal, see on väga kas huvitav seal oled kogemus. kuskil Ja kusjuures- kaugel maal? Ja kusjuures ma tahtsin öelda seda, et mind hämmastab, et pühade ajal poed lahti on. Kas aastavahetusel on sama või? Ei, aastavahetusel peaks olema minu arust kella 7 õhtul, ei ole või? Sorry, aga need inimesed poemehed tahab ka puhata. Minu arust nad on 7. ja restoranitöötajad tahavad ka puhata. restoranitöötajad tahavad samamoodi puhata. kõik tahavad puhata, mis me teeme, siis paneme tuled kustu ja keegi midagi ei Jah. saa. Aga Aga kusjuures see- 24, 25 peab kinni olema. aga Pepi, 31 ja kui sul läheb esimene. kõht tühjaks, mis sa siis teed või tahad volti tellida, mis siis teed? No vot siis ei saa. See on jama. Sured Saki nälga. rapp ja sööd oma kapsast edasi. õige, tegelikult peabki röppima, sest näiteks nagu USA-s oli niimoodi, et 24 ei ole nagu nüüd, noh, 24 detsember ei ole siis nagu eriline püha, see on Christmas Eve nende jaoks, aga 25 on Christmas Day ja see on nagu püha ja üks aasta me sõitsime perega niimoodi, me olime 24. olnud kuskil sõprade juures ja 25. sõitsime koju, tahtsime poodi minna, isegi nagu tanklad olid suletud. Ja ma ei tea, me sõime 25. selles all you can eat Hiina bufees, sest nad ei tähistanud jõule. Nagu ei saanud poodi nagu. ju ei üldse ei celebrate'i nagu venelased ka, neil on vist ju alles jaanuaris. Jah, mis iganes. midagi sellist, jah. ma olen olnud vahest jõuludel ja aastavahetusel
Aasias, siis no muidugi sa oled. seal on kus ujumus käid. Nad ei nad ei tähista ju aastavahetus ka ju. See on umbes niimoodi, et Happy New Year ja davai, kõik koju, nagu mingit alkoholi ei voola seal, ma ei tea, ilutulestikku ei ole. Aga mind huvitabki, et miks neil ei ole too. Ega tegelikult see on minu nagu ainult mingid suuremad hotellid teevad nagu turistidele, aga muidu pigem mitte, jah. Töörahvas, ma ütlen teile. Me olime ka Tais aastavahetusel perega 1 aasta ja seal oli nagu meil oli väga niuke lastele oriented nagu hotell sel hetkel, eks ju, kuna meil oli seltskonnas palju lapsi ja ma ütleks, et nagu meil olid küll pigem niisugused suured aastavahetusamad, aga ümberringi seda, et sa näed mingi massiliselt ilutulestikku ja asju. Ma ütleks, et Tai on väga turistide oriented ja seal on kindlasti väga suured aastavahetuse jõulude tähistused. Näiteks mul oli Vietnamis oli siuke kogemus, kus reast oligi 0-0 hääldi head uut aastat ja siis pandi tulekust pärast seda. Nagu mingi muust. Ja omega kõige hirmsam oli see, vaata, teate kohe, kui 1. detsember kukub, on ju, või isegi kui Halloween läbi saab, sul hakkavad kohe käima jõululaulud, on ju. Ja seal oli 0. Nagu me olime nii jõulud kui aastavahetuse perioodi seal ja see oli 0. See kõlab nagu minule kohta. Nagu see on mõrst nii weird, sest et praegu sa lähed ükskõik kuhu kohta. Ma sõidan lifti muusika vahetada. On ka jõulude ma käisin arsti juures, seal käis ka mingi fucking Jingle Bell. No Jingle Bell, jumala hea laul. Jumala haige. Aga see tegelikult täiega olnud minu jaoks. I love it. Minu arust nagu pange täiega üle võlli, mulle nagu see teema istub, eks ju. Jumal tahad, et meil Eesti pannakse siis. Jaa, see on tore. Nagu kui on ikka üle võlli pandud jõulud. Muidu nagu seda vibe väga ei ole. Nii et. Aga siin meil oli üks jututeema siuke ka, et mis me arvame, et kui tähtpäevad pannakse nagu pühadele, et kas see on nagu fine või see on nagu räigelt. Ma vist olen teile rääkinud seda lugu, mis saab mind räigelt närvi. Nagu see ei puuduta tegelikult isegi mind, on ju. Aga mis see teadmine, ma tean seda. Ajan mind kettasse. Ma tahaks seda unustada. Põhimõtteliselt ma mäletan ülihästi, ma veel nagu paar kuud enne kuulsin sellest. Üks noormees rääkis, et ta kavatseb nagu abielu ettepaneku teha, vaata. Nii. Ja siis, kui ma kunagi hiljem kuulsin sellest, et ta on kihlatud, bleu, ja siis ma mingi, kuidas? Ja siis ta ütles, et jaa, jõuludel olime kodus ja siis köögis proposisin. Ei. Ja ma lihtsalt mõtlesin, appikene, milline naine võtab vastu sellise abielu ettepaneku? Tead, mul on üks õudsam sulle rääkida. Ma ei mäleta, nad vist enam ei ole koos, minu teada. Oita, miks? Kes fucking Jeesus tahtsi enda sünnipäevad tagasi? Aga see ei olnud jõuludega seotud, see oli lihtsalt talvel. Niimoodi, et ta oli too aeg mu töökaaslane ja ta tuli töölt. Ja põhimõtteliselt meil nagu töökoha kõrval oli üks siuke suur parkla. Ja siis see oli veel tolleaegne eksmees, kellega ta oli juba lahku läinud ja see mees tuli talle järgi sinna, ma ei tea, tegid suitsu seal maja ees põhimõtteliselt nagu. Ja siis see mees lihtsalt nagu tegi ettepaneku seal samas nagu põhimõtteliselt parklas suits käes. Not gonna happen with me. Ta oli mingi, hoia ma topi. Reaalselt. Sul oligi. Kuule, ma siin mõtlesin korraks. Nii, tead. Oh my god, ma nii vihkaks. Tead, mis aga see on next level parklas, suits käes, sõrmust. Ma ei tea, ma ei tea, mis ma teeks. Vaata, üks asi on see, kui sa teed seda, ja siis ma mõtlen, mis mees mõtleb. Aga kui sa võtab vastu selle. Ta ei võtnud. Nagu, ei võtnud, aga ta võttis hiljem kunagi. Okei, vähemalt. Aga nad on lahus, nii et. Vähemalt ta võttis põhjusega, vähemalt ütles põhjusega ei. See oli fucking shit proposal. Ei, aga mina arvan üldse, et pühad kõik tähtpäevad või mingid jaanipäevad, ära propose'i, võta üks täiesti suvaline kolmapäev ja nagu sorry, aga need nagu pühad ja tähtpäevad, need on põhjusega. Plus need on niigi vähe minu arust. Ja need on põhjusega tehtud eriliseks, nagu veetke lihtsalt koos aega, ma ei tea, tehke mälestusi, on ja. Aga ära tule rikkuma seda. Ja no minu arust on ka, et nagu 10 korda ägedam on see, kui see, ma ei tea, proposal tuleb sul mingi ala, ma ei tea, random veebruar on ikka veits selline kuu, aga nagu mingi märts, no offense, sinu sünnipäev on siin kallikane, aga ma lihtsalt mõtlen nagu mingi lambikuu, kus ei ole nagu mingit muud püha, et siis sul on jälle midagi oodata. No aprill on aprill. Et aprill on joke. Et lihtsalt mingi selline, kus sul on midagi oodata, aga minu arust see on nagu selle koha pealt ka nii loll, et kõik teame, et nagu elu on kuidagi nii habras ja asju juhtub ja nagu ja sa võid mõelda, et me oleme together forever,
reaalsusstatistikud näitavad, nii palju paarid lähevad laiali. Tegelikult, kui sa proposid mingi, ma ei tea, mingi 23 detsember, sorry, aga ei lähete kunagi lahku. Sul terve mingi elu lõpuni ja sul ikka mingi väike, mingi rõve maik suus, vaata sellest nagu mingid, me propositi, ma ei tea, 23 detsember, aga nüüd me oleme lahus, vaata. Et miks sa nagu pead mängima sellest? Või mingi jaanipäev, võt siis ma tõmbaks küll nagu mida persed, mõtle, sa oled nagu sõpradega, nagu kõik on alati sõpradega koos ja siis saab ikka masetsema, mingi ei, ma ei taha, ei. Nagu üldse jaanipäeva nagu, no õnneks see tundub suht ebarealistlik, siis nagu kustas seal põllil langub mingi lõkke kõrval või? No, ja siis tehakse siuke pilt, vaata, et lõkke põleb ja siis tööte mustad seal ees, üks põlvitab ja vaatab alla. That's the worst fucking Kuule, call me, nagu ma tulen teen pilti siis, kui seda juba. Igal juhul, kui kedagi propositi pühade ajal, siis andke meile teada. Jaa, palun. I feel sorry for you. Tead, mis on veel mega hirmus pühade puhul või jõulude? Mingi vanematega miitimine, nagu kui sa oled nagu uues suhtes, nagu ma lihtsalt ei kujuta, et nagu ma olen siuke inimene, nagu ma olen ühe korra vist nagu okei, ma olin ta vanemaid nagu varem ka näinud, aga siis oli nagu siuke, nagu ma nägin full mingi suguvõsa, onju. Ja ma olen niimoodi, et nagu okei, jõuludel on nagu see suur laud, et kõik söövad, ma ei suuda süüa, nagu ma lihtsalt tõmban nii krampi, ma ei suuda süüa, mu kõht läheb järsku on väga täis ja ma lihtsalt olen nagu ülikramplikult, ma ei suuda ennast liigutada. Vaata, see ongi niisugune teema. Mul on nii räige anxiety seest, et ma ei oska nagu kuidagi olla. Need on nagu, mõtle, mul on mingi 20 võõrast inimest mu ümber ja kõik vaatavad sind, sest et sina oled uus inimene ja sa oled lihtsalt mingi sa tahad seda, ma mingi ei, ma ei taha. Minu arust on ka esmakohtumised on minu arust nagu jõulude ajal, nagu minu arust veits paha, nagu, et kuidagi nagu ma tean et kui see nagu on juhtunud ajaliselt nii, et siis nagu on nii, eks. Vaata, aga samas on nii loogiline kasvata, et pühad on nagu peredega koos veetmise aeg ja ilmselt, kui me oleme selles parisuhtes on ja siis me veedame jõule minu perega, me veedame jõule sinu perega, ma ei tea, next level on, me veedame nagu peredega koos on ja et ma ei tea, ülipalju on tehtud vaata mingi Hollywoodi filme ka sellest, kuidas pühade ajal pered ja siis läheb kõik undsu. Võib-olla see on trauma sellest. Mul on traumad on, aga lihtsalt ma räägin, et see on just minu jaoks hirmus, kui mingi ma ei tea, nagu see on mingi pressure peal, et sa tahad nagu jätta head mulje, siis saad mingi jõululauas ka nagu fuck me. Ja täpselt. Mul on üks siuke kogemus, kus vaata, no kuna sa ei tea, on ju, mida keegi tahab jõuludeks otseselt, unless sa küsid, on ju, ja näed mingit wishlisti või mis iganes, siis see kingituse tegemine on ülisensitiiv asi. Ja lihtsalt nagu kõige suurem fail üldse, kui sa teed paki lahti ja sa näitad välja nagu selget disappointmenti. Samas ma olen ka väga siuke inimene, kellel näos sa loed kohe ära nagu ma ei tea, minu jaoks on see hetk sorry, see on nii piinlik. Kõigil on ebamugav, kõik on nagu mingi holy shit, okei, annan enda villasokid talle või? Aga tead, lihtsalt küsi, mis sa tahad. Aga minu arust on lihtsalt see, et tihtipeale nagu inimesed nagu väga ei mõtle või nad ei ütle välja, mis nad kingiks tahavad või siis on üllatuspakid ja värki. Siis minu arust nagu see on nii nagu tobe, kui sa nagu oled niigi nagu näinud vaeva ja siis nagu take it for 5 seconds nagu, et sa täpselt. Ma ei suuda, ma ütlen osas, ma olen see inimene ka, kelle näost sa näed, kui mulle meeldis, ma olen lihtsalt nii, aitäh. Või no, ma olen viisakas, aga mu nägu ütleb midagi. Ma ei saa midagi teha, see on automaatne. Mina üritan nagu, tegelikult ma ei ole vist üldse saanud niimoodi nagu, ma olen selle kaudu suht nagu et sa saanud kõik asju, mis ta nagu kunagi tahtnud. Ega ma arvan, ma tunnen asjadest väikest asjast rõõmu lihtsalt. Ma mäletan siiamaani näiteks, et nagu aastaid tagasi see oli mingi äkki 7. või 8. klass. Mul klass tegime üllatuspakke, eks ju. Klassiõde, ma magasin siis kogu aeg sisse. Klassiõde kingis märatuskella. Elu parim kink ever, nagu mul on siiamaani see meeles, see on nagu nii väike asi. Aga nagu, muidugi hakkasin, jumala bänger oli. See oli veel see, mis sa panid võtta käega, niimoodi see kinni lükata. Aga vaata, see on see, et see on nagu tähenduslik. Jaa, või nagu see oli ilmselge sain sulle nagu ära maga sisse enam. Jaa, aga vaata, kui sa kingid nagu mulle mingi suvalise soki ja seal ei ole mingi backstory'd ja ma ei ole nagu, ja ma isegi, sa ei ole mind näinud kunagi sükest asja kandmas, siis no, sa kingid mulle selle. Siis on see, et see minu just nagu näitab kas või nagu, ma ütlen siis suhtes ära, et kas su partner nagu kuulab sind igapäevaselt ja nagu kas ta paneb tähele, milline sa välja näed või mida sa kannad või
sest et nagu naised pläkutavad nii nagu 7 korda päevas. Ma tahaks seda, see on nii ja ma saan sellises mõttes täiega aru, ma lihtsalt mõtlesin, et kui on nagu vähem nagu inimesed, kes ei ole mulle nagu nii tuttavad, siis ma tunnen küll igast sellest rõõmu. Ma olen küll nagu mingi šokid, halleluuja, täiega läheb käiku nagu. Nagu selles mõttes on alati armas, kui keegi mõtleb su peale ja nagu isegi mingi suvaline inimene toob su kingituse, see on väga nagu tore, aga ma lihtsalt räägingi, et nagu kui palju seda juhtub too, et mingi suvaline inimene toob su kingituse? ma taksojuht andis sul šokolaadi, nii et true. Ja sa jätsid selle minu juurde? Sa julgesid ära siia? Julgenud, jah. Aga nagu ma lihtsalt räägingi, et ma ei tea, pühadel on see nagu kindlasti kõigil suur pinge peal nagu ja see kingituse tegemine üldse nagu üks asi on see, et sa teed oma partnerile, on ja mida ma ütleks poistele eriti, no tüdrukud on vaata hästi naised tähendab siis mõtlevad hullult läbi, mida nad kingivad, et see oleks praktiline, talle kindlasti meeldib, talle sobib see, ma nagu tajun ta stiili, talle, ma ei tea, et sa tead nagu väga täpselt ja naised tavaliselt ei pane mööda. Mitte kunagi. Aga mehed enamus ajast panevad mööda, väga-väga harva panevad pihta. Sa ei kuula. Kui nad just konkreetselt ei tea, on ja. Ja mehed, please, lihtsalt kirjutage sõbrannadele, nagu sõbrannad teavad kohe midagi. Ma just tahtsin öelda, et jõulud on läbi, aga uus aasta tähendab uusi sünnipäevasid ja valentinipäeva, nii et nagu lihtsalt küsige, nagu mis ta on öelnud sõbrannadele, millest ta tunneb puudust. Mitte ära hakkab mõtlema oma peas, et äkki ta tahaks seda. Probably ta ei taha. Või kui sul on idee, siis nagu confirmi üle, nagu ma ei tea, you can't go wrong. Kui sa saad naisterahvalt kinnituse. Ja ma ütleks naistega on tegelikult sama, et tegelikult nagu kui sul on, ma ei tea, mehel mingi äge hobi või midagi, eks ja kasuta ära seda või küsida sõpradelt, nagu, et sa ei pea hakkama siin mingi, et mina mõtlesin, et tal võiks minna seda bluusi vaja, no uuri veits maid nagu väga tore, et sa bluusi peale mõtlesid, sest see oleks minu arust nii klassika. Ja ma kingin talle, ma ei tea, mingi kalli kampsuni või ma ei tea, et uuri või mõtle, mille peale, mida tal rast läheb veits vaja vaata nagu, et minu arust see on ka nagu ja eriti veel, kui on, ma ei tea, riiete osas ma ütleks, et naistel on päris safe, aga näiteks kui ongi sa mainisid mingid hobid või spordialad või mis iganes varustus, millest sa ei jaga midagi. Alla sama, ma ei tea, mis autorehve ostavad. Ilmselt ma küsin eksperdi käest kui ma tahaks talle näiteks osta, ma ei tea, kossuketsid on ja siis ma küsiks kellegi käest nõu nagu, et millised peaks ma ei tea, nagu see on mul naljaks eelmisel aastal mu sõbranna kutt harrastab, siis mul raudselt panen selle nimega mööda, ma ei tea, kas see on mingi õige nimi üldse on, aga see on mingi disc-golfi ütles ka, et nagu ta pole mitte kunagi mänginud ka, ta käib alati vaatamas, ta on alati kõrval, ütles ka, et I had no clue, millised üldse osta. Ja siis ta pildistas terve mu selle kotti ülesse. Ja siis ta läks poodi, siis ta oli mingi nii, millised on nüüd head. Ja siis ta nagu, arutusel poistega läbi ka, et millised osta. Ta oligi nagu mingi, et ma ei tea ise mitte maadega mütsi, aga nagu moorin maid. Ja minu see on nagu üliaus. Ma ütleks TikTokis on praegu üks trend, kus nagu ongi see kingituste tegemine. Niimoodi, et kutid lähevad poodi, lähevad siis naistele kingitust valima ja siis nad on mingi, et ta rääkis sellest. Et ta tahtis täiega beauty blenderit ja siis võtab mingi mõttetu, mingi off-brand, mingi siis svammi sealt, on ju. Ja niimoodi kõikide asjadega, et ta rääkis seda, aga tal ei ole seda vaja, võtab midagi muud. Et see ongi nagu mul siuke tunne, et ja nagu kõik mehed teevad seda ja see ei ole nagu mingi siuke asi, et nad reaalselt mõtlevad, et välja öeldud naised on nagu mingi, et ta tahtis mingit neid asju. Ma ei tea, kumba värvi võtab mõlemad. Ja see on veits mentaliteet. See on nagu hästi paljud asjadega on tegelikult see, et sa võib-olla mõtled, et nagu, et looks the same, aga tegelikult on nagu completely different, vaata nagu, et samamoodi, ma ei mäleta, kellel see oli mul sõbrannadest aastaid tagasi. Ma mäleta, ta oli kutt, teadis, et ta tahab juuksepikendusi kusjuures. Ja ma mäletan nii hästi, et tal oli kindel bränd, keda ta nagu oli, et davai, selle oma ostan. Ja siis see kutt lõpuks ostis talle nagu mingi mega kallid, väga tore, et ta nägi seda effortit ja värki, eks ju. Ta ostis mingi mõistel utoopilisi hinnaga mitu korda kallimad. Aga tegelikult nagu brändi poolt, nagu, mis ei olnud selle tüdrukule jaoks üldse nagu hoopis nii oluline, eks ja need tegelikult kokkuvõttes ei olnud ka nii head. Eks see kutt nagu wastis rohkem raha ja tegelikult see tüdruk ei saanud seda brändi, mis ta tahtis, mitte et see bränd oleks nii oluline, vaid ta lihtsalt meeldis nagu selle konkreetse nagu brändi nii-öelda töö, mis nad teevad nendega, millised nad välja näevad, milline ma ei tea, juurde blend on, eks ja mäletan, et see lõpuks oli ka mingi, et fuck, et ta paini mingi mitu sotti rohkem selle alla, mulle ei meeldinud isegi, need ei püsi mul peas, vaata. Ja siis sa tunned kohustust. Sa tunned kohustust, jaa. Ma olin ka nagu mingi, et see on nii paha olukord, vaata, et nagu, et jah, nii et uurige. Ja tihti peale samamoodi nagu, mis minu arust hästi palju mehed teevad, see, et see on kallim, ei tähenda, et see on parem. Jaa, kindlasti mitte. Nagu... Oh my god, teate, mul oli ühel töökaassel kunagi ja see oli nii funny, kes, ma ei tea praegu, kas Elmari raadio teeb seda või mitte, aga põhimõtteliselt nemad teevad iga jõulud
sellist asja, et please nagu saatke meile kiri, pilt, mis iganes, ja mis te saite jõuludeks. Et kõige jaburamat asja tahame näha. Ja siis minu töökaaslane, ta elas oma mehega koos ja selle mehele ei meeldinud, kui köögis nagu olid mingid köögimasinad. Köök pidi puhas olema, on ju, kogu aeg. Nagu täiesti puhas. Ja talle ei meeldinud, nagu midagi seal leti peal oleks. Ja siis isegi veekeedu kannu ei tohtinud olla. Ja nad keetsid vett kogu. Siis ta ütles, et vett saab ju keeta potiga ka, on ju, whatever. Ja et nii on ju. Aga naine ei olnud kogu aeg, et nii palju lihtsam on veekeedu kannaga. Muidugi. Siis ta võid jõulud, on ju. Meeski fucking veekeedu kandu talle. Ja see naine lihtsalt avab see kingituse ja vaatab, et täitsa lõpp nagu, kas seda ma vääringi või? Ja siis ta saatis selle sinna Elmarisse, sest keegi saatis talle nagu sellepärast, et ta rääkis ta lugu kõigile edasi. Ja siis saatis sinna ja siis ta võitis selle, nagu, see oli kõige jaburam asi ja siis seal oli veel siuke diil, et kui sinu kingitus välja valitakse, nagu, et see on kõige jaburam, siis Elmari raadio nagu ostab selle endale ja siis sa saad 100 eurot vastu. Ja niimoodi sai 100 eurot läks ostida midagi ilusat. Väga hea. Aga tegelikult see ongi minu just nagu üle aastate on nagu väga tavapärast kujunenud see, et emad on need, kes saavad kingituseks mingi köögitarbed, mingid küülad. Kuule emme mitte kunagi saa mingi köögitarbed. Sinu emmega ja minu emmega, aga ma tean, et väga paljudes see on nagu tavapärane, et ma ei tea, et kingitakse mingi uus taldrikukomplekt või blenderid, see on minu arust naistele iga aasta, mingi vaadake Euronixisse, need on, ma luban teile, otsas. Smuuti blenderid on mahlapressid, kõik need on kõige rohkem teemas jõuludel ajal lihtsalt. Iga teine emps saab neid, ma ei tea nalja isegi nagu, eks ju. Ma oleks nii pissed. Ma ei tea, kui mina kunagi emps olen, siis palun ärge kinkige mul ühtegi asja köögi juures ka. It's the necessities for home nagu. Jaa, nagu see ei ole mulle. Osta mul niisama see nagu, mida fuck. Täpselt. See ei ole isegi kink mulle. Sama, nagu see mul mingi rösteri, mida see ütleb nagu minu kohta? Seda ma teen iga sul röst saiva teisega, sul on 2 jalga, 2 kätt nagu ole vait. Ma ei tea. See on nagu õudne. Ärge tehke praktilisi kinke. Kui keegi sai midagi jaburat, siis saad ka sellest ka meile. Riise võib kinkida alati. Riisi või? Reise. Kus see riis? Reise võib alati kinkida, sest ma tunnen ka, et me kõik tahame nagu saada vahepeal eemale ja natukene olla ja see on torekas. Ja, kus juures ühest meediaväljaandest võeti minuga ühendust, et uurida selle kohta, et kuidas meie peretraditsioon on, et jõuludel ja aastavahetusel me viibime Eestist kuskil ära, on ja nii et hoidke silmad lahti, see varsti tuleb välja. Päriselt. Kas saad see aasta ka ära või? See aasta ma olen töötu, ma olen kodus kinni. Aga see vist teil üle pikka aja nagu esimene ka, kui te olete ju niiksed mõnusad kodused. Mõtle, me räägime praegu tuleviku vormis. Tegelikult on kõik ära olnud. Kõik on ära olnud ja selleks, et kõik. Tahaks juba kinkitusi. See oli minu nagu, aga minu jaoks on see küll nii huvitav, et aastatega nagu üha vähem minu jaoks pakub nagu rõõmu see kingituste saamine, mulle väga meeldib kingitusi teha. Mulle ka. Mulle nagu täiega meeldib. Mulle nagu meeldib nagu... Mulle meeldib emotsiooni näha. Jaa. Räigelt. See on kõige parem asi üldse. Või kui sul ongi mingi väiksel hetkel tuleb meelde, ma võiks, see näe, ma ei tea, seda võiks Janellale või ma ei tea, Peppil on seda vaja. Mulle nagu, I love that shit. Seda on nagu hea teha. Aga ja vaata, peab ikka lähedaste peale siin mõtlema siin pühade ajal, eks ju, ja viitasin lollusi tegema. Kas sa oled siin vahepeal ja neil on meil TikTokis midagi naljakat ka näinud? On sul rääkida mulle midagi vast, et ma olen siin kuulnud, et inimesed on puudust tundnud sellest, et kus on meie TikToki highlightsid? TikToki highlights. Tegelikult ka keegi tunneb puudust sellest. Inimesed on nagu nii kursis tegelikult TikTokis toimub, aga sa ei kujuta ette nagu mingid 2000 inimest jälgib nagu mingit inimeste laive. Kas te teate, Janella andis mulle ükskord ülesande, see oli nüüd juba mitu nädalat tagasi. Et ma pean scrollima iga päev TikTokis. Aga ma vaatasin, see kannab vilja. No sellepärast, et ma scrollingi siin. Kas sa saad aru? Ma cookin ja siis ma panen oma telefoni käima ja see telefon tegeleb seal oma asjadega. Et sa paned see auto scrolli peale või? Ma ei tea, see lihtsalt läheb, see vaatab video lõpuni ja siis see läheb edasi ju. See on auto scroll. Ma ei tea, ühesõnaga ta andis mulle ülesande ja ma pean seda tegema ja ma arvan, see on üliraske, aga näed, here I am. Mina ausalt öeldes olen mingi vahest, kui ma olen kodune päev ja ma olen nagu tööl 2 päeva olnud, siis ma vahest vaatan 4 tundi TikTok. Kuule, Kaila, sina ikka vaatad mida sa nägid seal siis? No igastest selle aasta highlightsid on kindlasti see, et Kaja siis, kes teab, Kaja on Mitte Kallas.
ei, see oli mu esimene pakkumine. Kaja, TikToki Kaja kõik teavad, kes ta on. Ta oli isegi Kuurias ja igas saadetes on olnud. Okay. Ja siis ma ei tea, ta jõi ennast jälle nii täis ja tal tekkis mingi masendushoog, tal tekkis ta väga palju ja siis ta ulub seal mida iganes. Ja siis ta läks oma õega, kes on tegelikult ta sõbranna, tülli. Ta nimi on siis Effu ja siis nad olid kahekesi laivis. Ja ma ei tea, tegid pätterid samal ajal või mida iganes. Ja siis Kaja võttis 3 paratsetamooli sisse ja ütles, et ta nüüd tapab ennast ära. Nagu see, lihtsalt seda, et sa teed seda 3 paratsetamooli tabletiga on nagu nii fucking next level mu jaoks, et nagu see on funny, sest et taga juhtunud ilmselt mitte midagi. Kas sa näed, et paratsetamool ei ole marust nii tugev? Ei, sa peaksid paki ära saama. Kõige naljakam see, et tal kutsuti kiirabi ja siis ta läks sinna Pärnu haiglasse ja siis pärast ma vaatasin mingi tund aega hiljem siis bussiga koju. Kuna ta ei ela Pärnus. Kas ta teeb nagu laivi kogu aeg või? Kas ta teeb laivi selles kogu aeg või? Ja Dedication. Täna ma vaatasin, või eile vist vaatasin, et Miku sai peksa ja nina on veel suurem kui varem. Seal toimub nii palju. See on just nii nagu naljakas, selle kohta Soia me päris palju kursis üldse meie punta päris palju meil viimasel ajal silmi valge, mis toimub ja siis me kuuleme Peppiga, mis toimub. Mina olen ka niimoodi, ma kasutan TikToki küll, aga ma ei ole nagu on that side of TikTok, nagu sest ma ei näe selliseid asju, eks ju. Ma näen nii palju, kui te saadate mulle. Ja jooksu ühe kokku praegu. Seda tahtsin öelda, et kunagi oli see Facebookis selline asi nagu eestlaste kolmnurk. Mulle tundub, et see on nagu eestlaste kolmnurk ainult videoformaadis. Aga saad aru kõige... Ja nüüd saad raha selle eest. Ja, aga kõige haigemgi see, et tegelikult need ongi need samad eestlaste kolmnurga inimesed kolinud TikToki üle. Need on ikka need samad näod, kes on olnud. Kaja oli juba seal eestlaste kolmnurgas on mingi suur tegija. Ja kunagi sai Facebookis ju laive teha ja nad tegid ju seal ka neid. Ja nüüd nad kolisidki TikToki üle, sest nad saavad nii palju, nad teenivad räigelt raha sellega, Peppi. Nad elavad nagu nii hästi. Neile saadetakse kingitusi või kantakse otse. Kingitusi saab võtta siis rahas välja. Ja või siis nad panevad oma kontonumbri ja inimesed kannavad nagu 1000 raha. See ei ole nagu 200-300 eurot, vaid see on 1000 eurosi. Hakkama on töötama, peaks hakkama We're doing this on the wrong platform. See on nagu nii next level, mis summad seal tegelikult läbi käivad. Nad käivad reisidel inimeste rahad, nad ostavad autosid nende rahade eest. Nagu sa ei kujuta ette. Millest me räägime, see miin ma ise saatnud pealeka raha siin mingitele vendadele, nii et... No jah, aga nagu see ongi point selles, et tegelikult see on räige raha teenimise allikas. Nagu me tahtsime tegelikult rääkida sellest, et kes on selle aasta tegijad olnud on ju või midagi saavutanud ja keda tuleks ära mainida. Ma arvan, kui sa mainiksid TikTokist kedagi, ma vist ei tea. Ma ei tea, ma ütlen. Ta isegi ei teagi, kes selle aasta tegi. Kes see põhitegija on TikTokis? Kellele ma anname seda tiitli? Alustasime aastat tiitlitega, siis tuleb lõpetada ka. Ma isegi ei tea, sest et seal nagu seal on nii palju inimesi, no ma ei tea, prolli mingi Cola Queen nagu. Tead, miks ta nimi Cola Queen on, sest et teab nii palju Coca-Cola. Sa oled Cola Queen reaalselt? Reaalselt mina olen Cola Queen. Aha. Igastahes, ei, see on väga funny, et ta sai, neil oli, oh my god, see oli räige draama. Põhimõtteliselt tal on, ma räägin selle story ära. Igastahes Rocca Tower siis on neil korter, on ju. Vot, kui hästi elavad. Ja siis mingid lennad, mingi tšikk lendas täispeaga, siis sisse viskas munadega. Ja peksis ta toa seal kõik sassi ja see oli mingi räige live ka. Ja siis järgmine päev. Ta tegi sellest ka laivi või? Jaa, kõigest. Tal on nagu esimene asi, millest hakkab laivi tegema. Või tähendab nagu, et midagi juhtub, siis ta on kohe mingi, davai. Aga neil kõige naljakam on see, et mõlemalt poolt käis live. Nii sellel tibul, kes sinna sisse lendas ja kellega ta sinna tuli, nad olid, nagu selles mõttes, need olid 2 suurt TikToki laiverid, kes siin omavahel siis kohe kaklevad seal ja mõlemalt poolt sa need laive. Elavad Rocca Toweris. Saad aru, see on nagu reality show. See on nagu Kardashian. See on nagu reality show lihtsalt. Ja see on nii kuidagi põnev ja sa ei saa sest lahti. Kõik, mis mul öelda on nagu. Wow, mic drop. Jah. Aasta meelelahutajad, ma ütlen teile. Aasta meelelahutajad on Eesti TikToki laivide tegijad ilmselgelt. See on nii fun, ju. Tundub nii. Muidu, ma ei tea, ma peaks küll ütlema, et ülivaikne aasta on olnud kuidagi. Tegelt räigelt. Nagu ma pean ütlema, hästi raske aasta on olnud, on ju, for obvious reasons, nagu meil ikka veel seda käib, on ju. Ja meil on mingi suur majanduskriis, energiakriis, ma ei tea. Kõik kriisid, mis saavad olla. Ja USA presidendi valimised, whatever, on ju, nagu kõik on üli ebastabiilne. Et ma ei tea, kuidagi
kõik, kes selle aasta üle elasid, siis props to you nagu. props to medal. you, reaalselt medal kõigile nagu treat yourself kuidagi. ma isegi ka tunne, et ma nagu mul nagu, kui ma hakkasin, me oleme mitu päeva ikkagi mõelnud siin, et mis me siis räägime, nii naljakas nagu eelmine aasta toimus nii palju. Nagu meil oli anda neid tiitleid nagu päriselt inimestega, ma isegi tunne, et nagu see aasta, kui ma annaks neid samu tiitleid, siis ikka Jüri Ratas on nagu mega TikTokides, teeb räige sotsiaalmeediat siiani ja ei ole ära kukkunud, mis on nagu props to him nagu parem kui mõni influencer ja probably on rohkem engagementit isegi. Aga ma mõtlen, et nagu mida uut meil on isegi lisada. Ongi nagu hästi kuidagi selline nagu ongi nagu rahulik nagu aasta on, et ei ole olnud nagu mingid tohutuid mingid skandaale, ma mõtlen just nagu sellised, mis nagu kuidagi seda igapäeva masendavaid uudiseid võib-olla natukene kirgastaks, eks sellist nagu ei ole olnud tegelikult, aga tead, mida on palju see aasta olnud või? Rasedusi. Nagu reaalselt kõik on rasedad olnud. Teate, see aasta on rasedate aasta, täitsa lõpp. Kõik on lapsi. Nagu kõigil, ma reaalselt vaatan, nagu kõigil mul sõbrannadel on lapsed. See on mõen, ma ei tea neile, me haksime ma kardan ei õpeta, me haksime filmime täna podcasti ja ma ei tee nalja, mul on 30 minutit tagasi tulnud sõnum, et näe, vaata, meie peretuttav on rase. Ma arvan, neid vorbiti see aasta nii palju valmis, et ma lihtsalt Iive tõusis killalt nagu. Aga see on nii crazy, nagu kui sa vaatad meie aastat, siis see aasta üle maailma pole nagu väga hea olnud kellelgi. Siis hakkadki masenduses. Ja siis nüüd sa teed lapse või? Perelisa. Mina ei julgeks saada. Selle päikese. In this economy. Ma ei tea, mina ei julge. Ma pole endalgi raha. Kui in this economy nagu, kus me üldse survive'ime nagu, kuidas seda last hakkad kasvatama, I have no idea. Aga props to them, kes saavad sellega hakkama. Good for them. Aga ma tunnen, et ühe asja mõttes on küll see aasta väga äge aasta olnud. Ja selleks on see, mulle tundub, et Eesti muusika on täiega olnud see aasta teema. Väga palju head Eesti muusikat on tulnud minu sellel aastal. Ma ei tule ühtegi laulu. Isegi tea. Noblu mingid laulud kindlasti. Push It. Push It. See aasta või? Jaa, suvel ju. Lihtsalt kuidagi tundub, et on minu arust nagu olnud. Hästi palju mingid ägedaid kontserte on olnud, samamoodi, ma ei tea, mingid kus kontsert üldse käisid üldse? Mis ma üldse see aasta tegin, nagu mu küsimus? Nagu ma praegu mõtlen tagasi. It's a little blur, on ju? It's a blur. See aasta on nagu Viisgrandil. Kaklesime. Mis me veel tegime? No, õnneks teil on olnud see aasta meie, nii et teil on kindlasti ülimalt äge aasta olnud. Meie ikka entertainime natukene. Ja fun fact, siis ma täna vaatasin meie Spotify Wrapped, siis me oleme tuhandetel inimestel oma top 5 podcasti seast. Seda oli väga tore näha. See oli väga tore. Nii et teid ikka on. Ma arvan, selle aasta highlight ongi see, et me selle podcasti tegime ja nii kaugele jõudsime. Ja kindlasti, kes meid ikka veel kuulavad ja jälgivad, siis neil on väga hea meel kuulda, et meil tuleb aastavahetusel ka väike pidu. Mis väike? Suur pidu, väga glam, šampa lendab kõik. Ja teate, kui me hakkame panema pidu paika, on, ja siis Janelle on nagu mingi nii väga hea, ta tahab selle teha lossis, ta tahab, et oleks bottomless open bar. No, et see olekski minu dream party aasta. Muidugi oleks. Oleks väga hea peokorraldaja olla. Ma arvan. Ja ma arvan, me oleks kõik väga head peokorraldajad, kui meil oleks mingi piiramatu krediitkaart. Rolli. Ja kui saaks palgata inimesi päris palju asju meie eest, ega ma arvan, et Janelle oleks suurepärane, see Mimo, kes kõnnib lihtsalt mööda saali ringi, et on pokaal käes ja lihtsalt, kes töödejuhataja. Töödejuhataja on selle ametipositsiooni nimi. Aga tegelikult meil tuleb ja me teeme siis jälle Glammarit. Seekord aastavahetusel, seekord veel glammim, kui kunagi varem. Ikka leiate meid DJ Puldist. Ja niisama võtamas ja tantsimas ja mimmutamas ja Fonat tegis siis 31. detsember ja eeldatav algusaeg on nüüd 11 paiku, eeldatav reaalse peoaeg nüüd 00:30. Meie set ei oska öelda veel miskel. We'll see, ja. Kõik on nüüd alles paika loksumas, ütleme siis nii. Aga jah, kui teil on mingid laulu requeste, siis te võite neid ka meile DM-ides jätta, sest et veel on aega, sest et see episood tuleb ikkagi enne välja, nii et võtame ka arvesse, ei luba midagi, võtame arvesse. Aga me võime siis, ma arvan, et siia lõppu äkki mingi tiitli anda, Eesti seksikaim. Ma tean, et see on mega suur asi. Tegelikult see on mega suur. Oota, kas see tuleb nüüd välja või see tuleb järgmisel aastal? Ma ei teagi, kas see vist tuleb 2 veebruaris või? Kevadel välja, ei või?
igatahes see aasta oli Eva Esse ja Villem Trillem, nagu Villem Trillem I get, Eva Esse I don't. Sorry, I said it. Ma isegi ei tea, millal Ma isegi ei need teadnud. avalikustati, ma isegi ei teadnud seda. Selle aasta alguses vist. Ehk siis nüüd on tulemas kohe 2025 aasta omad. Kes on teie arvates kõige seksikamad hetkel? Mina. ei, ma ei tea isegi. Ma ei ole nagu niimoodi väga nagu... Kes on väga, nagu, kas, ma ei tea isegi, kuidas nad valivad seda, kas on nagu mingi reaalne kuulsus või see võib ka olla influencer või nagu, mis see kategooria valib? ei, kas see ei ole niimoodi, et rahvas saab hääletada või? Mingid nominationid on minu arust, jaa, ma eeldan. Ma ei tea, keda sa nomineeriks. Okei, alustame meestest, lihtsam. Ilus mees, keda nomineerida. No, kui ma mõtlen nüüd reaalselt, no ma ikkagi üritan siin natukene prognoosida ka, et No, mis see tulemus on, eks ju. Ma ütlen Koitoma, ta on nii funny nagu. Ta on funny, mina... Koi Toomega oli mingi räme draama, see Roosa Kampsoni. Jaa, sest inimesed on nii fucking insecure nagu, let it be nagu. Let it go, reaalselt. Let it go nagu, miks see sinu perset torgib? Ma ei tea, igas mina ütlen Koitoma for selle Roosa Inimesed on Kampsoni pärast. homofoobid lihtsalt, that's Ongi. a fact. Mina arvan, et see on prognoos lihtsalt. Mina arvan, et nüüd saab Nublu, sest Nublu on saanud, aga ta on ikka rahva pigmees, olnud pikalt. Ta on... Või siis, kui Tanel Padar comebacki, siis äkki mingi Tanel. Minule tundub, et see kohati ei ole see, kes päriselt nagu võib-olla nii-öelda on hetkel nii-öelda inimeste arvates seksikam, vaid see, et kes on pildis. Mulle tundub, et see on veits selle teemaga Kas nagu. keegi on üldse pildis olnud peale Jüri Ratas või? Honestly, nagu ainuke vend, keda ma üldse kuskil näen, nagu, kes on pildis? Kõik on kuidagi näiteks vaiksed see aasta. No ma ei follow ka muidugi mingid infokaid. Aga muidu küll, kes minu arust pole veel saanud, aga kes võiks potentsiaalselt saada, on Jüri Pootsman. Ma olen rääkinud ka, et ta on handsome. Ja. Jüri vist kunagi oli nomineeritud. Oli või? Aga naiste suhtes ma isegi ei tea. Okei, anna Elinale. Anname Elina Parnile ja meie Elinale. Jah. Kui Elinast pole saanud. Ma ei tea isegi, võib-olla on. Tema puhul ma ei vasta. Mis siis Eurovision? Mis siis Eurovision? Mis siis calculation nagu? Mis siis calculation? Ja aasta meelelahutajad oleme ilmselgelt meie. Täpselt nii. Top podcast ikkagi. Top podcast Eestis. Muideks ma vaatasin, et video podcastides me oleme 5%. Oho. Tegelikult ma ei tea, miks Spotify's ei ole üldse neid nii palju, sest enamus teevad ikka ilma pildita. Ja ma vaatasin, et mida meie nagu kuulajad siis kuulavad ka ja ongi salajutud, tussisööjad, meie. Need olid nagu top 3. Ja minu arust on enamus on hea niimoodi, et salajutud ja meie koos nagu, mis on nagu... Kuigi ma tahaks näha nagu, ei tea, kas nad teevad nagu mingi Eesti podcast'ida mingi topiga kuidagi nagu Spotify release või ei release. Seda oleks huvitav näha. Selle kaudu teada põnev nagu näha, mis veel nagu on, sest ma ise nagu kuulan ka ikkagi nagu teisi Eesti podcast'e ka, et siis on nagu... Seks nagu hea võrdlusmoment üldse, mis seal nagu toimub. Mis seal toimub selle maastikul, jah. Võt sellised lood, aga nagu alati läheb siin niisama jäpiks kokku ära. Ühesõnaga, ma loodame, et te nautisite seda episoodi ja näeme 31. detsembril Glammaril. Kindlasti näeme. Ja ongi. Ilusat pühad jätku. Davai. Davai ka. Ciao. Ciao.